Tere! On nädal 23 ja täna oleme toonud teid Põldoa põllule. Siin minu ümber on siis ümberkülvatud põld, mis on siis küll tehtud 13 mai. Algselt on see põld külvatud kõik 16 aprill, aga paraku oleme olnud siin kimpus kõige suurema vaenlasega, milleks on siis linnud, kes on siis põldu nii palju kahjustanud, et osa põllust tuli ümber külvata. Aga positiivne on see, et on olnud soodsad tingimused ja nagu näete, uba on kenasti kasvus järele võtnud ja eile on tehtud siis juba ka koorumtashiga umbrohutõrje. Ma näen praegu seda pilti siin, et need umbrohud, mis siin on kenasti koorumtashi spektris ja selle herbitsiidiga saame selle põllu kenasti puhtaks. Kõrrelise umbrohuga praegu sellel põllul probleeme ei paista. Aga vaatame ka siis selle pilguga, et mis on vaja veel oapõllul teha ja millele tähelepanu hoida, et saada siis korralik saak. Kindlasti on päris olulised vaenlased meil ikkagi kahjurputukad. Esimene, kes soojade ilmadega võib kimbutada, on lehetäil ja lehetäile on siis Eestis registreeritud selline insektitsiid nagu Maverick 0,15 kuni 0,2 liitrit hektarile. Veidi hiljem tuleb natukene kurjem vaenlane ja tegu on siis teramardikaga, kes siis hakkab ajama terasse käike ja teramardika tõrjeks on nüüd esimest aastat registreeritud insektitsiid Carnadine Extra. Ja seda saab ka tegelikult teha paagis segus fungitsiidiga. Kuna Carnadine on registreeritud öisest kasutamiseks õhtul kella 10 kella 5, siis soovitan kindlasti seda nagu meelest pidada. Aga lähemalt ka fungitsiidist. Erinevalt hernest on vaja ikkagi oal haigustõrjega tähelepanelik olla, sest oa haigusteks on laikpõletik ja šokolaadilaiksus. Ja sellel aastal on meil niisked ja soojad tingimused, mis tähendab, et põldu tuleb regulaarselt seirata. Ja me soovitame kasutada selleks fungitsiidi Propols, mis on registreeritud siis kahekordseks kasutamiseks. Ja kuna on olnud soojad ja niisked tingimused, siis juba enne õitsemist soovitame kaaluda esimese Propulsi ringi pritsimist. Ja peale õitsemist uuesti seirata, vaadata, kuidas on ilmastikutingimused ja otsustada siis, kas teha teine pritsimine või mitte. Taimekaitseregistril on kenasti kirjas, kuidas täpselt seda tööd võib teha, millised on normid ja tasub ka kindlasti meeles pidada, et kui selline tugev fungitsiid häälestada väga kasvuperioodi lõppu, siis see natukene pikendab kasvuperioodi ja uba on meil niigi hilise valmimisega, nii et planeerimisel tasub olla tähelepanelik. Tulime korraks ka siia varasema külvi poole peale, kus siis linnukahjustus ei ole nii suur ja mida ei olnud vaja ümber külvata. Siin on nüüd hästi näha üks suur oavaenlane, kes on siis hernekärsakas, kes kahjustab nii hernest kui uba ja uba on tegelikult oma iseloomult natukene õrnem taim, et siin on näha, kui ulatuslikku kahju ja kui pikaajaliselt tegelikult see kärsakas võib teha. Nüüd on ilmad jahedad, taimed jõuavad eest ära kasvada ja täna kohe ei ole vaja nagu tulla tormata siia, sellepärast et me ka praegu nagu ei näe siin kahjureid, aga tegu on olulise kahjuriga, kes siis varases faasis uba on kahjustanud. Aga positiivne on see, et põld on palju tõotav ja siit on lootus koristada sellel aastal korralik oasaak.